Kutsehariduskeskus on minu arust hea kool, sest siin õpetatakse peamiselt ainult erialaineid. Sa saad siia tulla ja õppida seda, mida sina tahad. Ja kõik need tüütud matemaatikad ja eesti keeled võetakse ära, mis vähemalt mulle meeldis. Lisaks on siin õpetajad väga toredad ja alati valmis sind aitama ja õpetama. Ja alati vastad küsimustele. Üleüldse, et väga mõnus keskkond. Edaspidi üritan veel õppida, sest ma küll sain siin hea põhja, aga ma arvan, et ennast oleks alati tore arendada, enne kui töömaailma minna. Jah, eks tee tänasesse päeva ole olnud alati pilvitu. On nähtud vaeva, on olnud ebaõnnestumisi, on olnud ka pealiskaudset suhtumist õppetöösse. Aga see kõik, nii hea kui halb, on jäänud selja taha ja täna saame neile noortele anda kätte nii lõputunnistused kui ka kutsetunnistused. Ehk rõõmu tublidest noortest on olnud siiski mitmekordselt enam. Sa saad sõbrad kogu eluks? Minu meelest on see kõige suurem asi on saada kogemust erialalisel tööl, mida võimaldab Haapsalu Kutsehariduskeskus meeletutes kogustes. Sul on võimalus käia välismaal praktikatel, mis on nagu üks suurimaid kogemusi, mis sa võid üldse ühes koolis saada. Ja põhiliselt ongi see, et see Haapsalu Kutsehariduskeskuse õppekava on minu arust hästi üles ehitatud, mille tõttu siis see õpe ei ole nii teooria, vaid ka on väga palju praktilist. Kokk? Mina lähen Tallinnasse kokkaks. On juba olemas? On töökoht olemas. Mina olen Hiiumaal kokk ja on ka töökoht olemas. Head lõpetajad, koolipere ja külalised. Mul on suur rõõm ette lugeda direktori käskkiri kooli lõpetamise kohta, mille kohaselt anname kätte lõputunnistused seoses õppekava täitmisega täies mahus meie lõpetajatele. Tore kool. Ei tea. Normaalsed inimesed enam-vähem. Selline rahulik õhkkond võib-olla, et ei ole sellist nerveerimist nagu Tallinnas. Ja tasuta koolilõuna ja see on hea ju. Ja selline, ütleme, et kooli juhtkonna poolt siis hästi selline toetav mõju või kuidagi nii. Et kui on mingid probleemid või näiteks ühiselamukoht või mis iganes. Ja üldse. Ei, tore kool. Ei tulla küll. Juba ametlikult tööle vormistatud. Tegelikult 1. juunist. Laual oli 3 tööpakkumist. Mõtlesin pääste kolledžisse minna. Tuletõrjugas õppima. See aasta vist ei saa veel. Ja võib-olla kunagi tase 5 Dislerit proovida. One man could do face with people who told him he could never go wrong. Bring the challenges on, he could handle anything that got thrown his way. Väga toredad õpetajad ja kõik muud inimesed. Ja siin saab väga palju kogemusi, sest et kaasas käib ka praktika. Ja kui ise näiteks ei suuda kohta leida, siis alati õpetajad aitavad. Ja kõik üldse terve maja hoiab kokku ja alati aitavad üksteist. Ja mina just sellepärast tulingi, et see esmamulje oli väga suurepärane. Ja kuna mul on need 3 aastat nüüd läbi, siis ma olen väga rahul, et ma just siia tulin. Mina võtaks siis selle poole, et sa saad tulla ükskõik kust, et siin on alati olemas elamiskoht, et õpilaskodud. Üks on selline suurem ühikas, kus on siis boksidena toad, aga siis on üks väike armas tammiku, kus on kõik on üks pere ja üks ema, mis on väga südamelähedane. Seda näitab tulevik. Kas õppima on plaanis veel minna? Ja kindlasti kunagi on. Kas samal alal või midagi muud? Midagi uut ikka õppida. Ikka juurde, ikka erinevaid asju. Nii äge. Aitäh teile! Aitäh! Sina oled meid hoidnud, aidanud, kannatanud ja armastanud 3 aastat. Aitäh sulle meie armsa rühma juhendajale!
mina tulin sellepärast siia, et mulle väiksena meeldis ehitus ja tulin juurde õppima siia. Ja teistele soovitan, kuna ehitus on huvitav, et saad erinevaid maju ehitada, see on nagu võimalusi hästi palju ja palju edasiõppimise võimalusi ja kõrgete kohtadele. Mina ise plaanin õppima minna Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehitust, saada nagu valgekiivisse, mis on veits kõrgemale.